lõpuks ikkagi töötab ja mõtlen, et miks te teete niimoodi. No teevad, on kogu aeg tehtud, ei tahagi teistmoodi teha. No tegelikult, kui näed, et noh, et oi, et tegelikult saab ikka väga palju paremini, aga noh, mis sellega kõik kaasa tuleb. seda mõju arvestada, et noh, kui sul ettevõttes ikka inimene näiteks noh, iirt pole kunagi käes hoidnud, eks ole, arvutiirt. mis klahv see enter on? See on päris elu. Hakkame pihta. Mis me teises saates räägime? No teises saates räägime sellest, mis on projekt. Me sattusime omavahel arutama, et me tegelikult oleme kõik väga sarnased inimesed, aga selgus, et me kasutame samasuguseid termineid erinevatest külgedest ja projekt on sellest üks hea näide. Täpselt nii. Martin Pajuvälja täna siin ei ole. Teeme kahekesi. Teeme. Kui mina kuulen sõna projekt, siis ma mõtlen peamiselt, kuidas ehitada tarkvara või kuidas juurutada midagi, panna mingi asi tööle kusagilt tehases. Mis sul on sõnaga projekt? No minul sõnaga projekt haakub kohe parendusprojekt, industrialiseerimise projekt. Ja see oli see koht, kus ma tundsin, et me räägime natukene erinevatest asjadest. Ilmselt küll. Täna katame seda, mis on projekt, kõige minimaalsem, väiksem definitsioon, siis räägime mõnest näitest ja siis ma tahaks väga kuulda just seda, mida sina parendusprojektina silmas pead. Mis aitab sul parendusprojekti ellu viia? Hea küll. Alustame siis. Mis on sinu jaoks projekt? Kõige tüüpilisem projekt on pikk ja veniv asi, millel on eesmärk, pealkiri ja seal on tavaliselt tiim. Võiks olla algus ja lõpp, aga tegelikult ei ole. Ja projekti raames tavaliselt me ehitame midagi. Me loome mingit uut rakendust või siis me teeme midagi paremaks, lahendame kuskilt probleemi või uuendame midagi. Mis on sinu projekt? No minu jaoks on projekt midagi konkreetset, millel on ajaraam, meeskond, eelarve ja millel on eesmärk. Ma tahaks ütelda, et projekt ei ole see, mis on nagu lõputu, mis kestab igavesti. Ma lugesin SpaceXil on see Falcon 9 rakett. Ja oli artikkel, et Falcon 9 ja Falcon 9 arendus lõpeb. Ja mul ei jõudnud see, ma ei saanud aru, mis mõttes. Kuidas saab üks projekt saada läbi, asi on valmis? Eks nad alustavad millegi uuega siis. Jah, tarkvaraarendusprojektid tihtipeale ongi, et me teame, et seda e-poodi, laomajandussüsteemi, kliendi haldustarkvara, meil on tarvis seda. Me paneme sinna peale meeskonna, me paneme eelarve, me paneme mingisugused tärminid, millal me tahaks valmis olla. Aga kui need asjad on tehtud, siis alati tuleb midagi uut. No aga mida te siis juhite IT-s? Juhite projekti või juhite toodet või? Enamus agentuure tegelevad projektiga. Neil tuleb klient, kes soovib mingisugust kindlat tulemust. Neil on eelarve ja neil on ka mingi tähtaeg. Võt jõuluks tahaks saada koju. Toode on rohkem sisemiselt juhitud. Mina tunnen, et maailmas on selline asi puudu. Ma defineerin selle ära ja siis ma hakkan vaikselt sinna panema erinevaid võimalusi juurde. Mis asi see agentuur on siis? Agentuurid on nagu Helmes või Nortal või ProExpert, kellel on mitu erinevat tiimi, kellel on kompetents, nad oskavad toota tarkvara ja juurutada seda ja nad toodavad seda teistele. Aga Martin, kuidas juhitakse IT-projekte? IT-projekti juhtimiseks kasutatakse tavaliselt mingit tarkvara nagu Jira või Trello, mida lihtsam projekt, seda väiksemat süsteemi, mida keerulisem projekt, seda võimsamat süsteemi. IT-projektis on backlog ehk siis nimekiri töödest, mis oleks tarvis teha, et see asi saaks valmis. See jaotatakse enamasti mingitesse faasidesse või etappidesse. Esiteks me peame tegelema sellega, siis me saame sellega tegeleda ja nii edasi. Ja võetakse seda ka lühematesse plokkidesse, nagu nimetatakse sprint. On erinevad raamistikud, mis aitavad. Ja isegi üks kõige peamisem vaade või töörüst, mida kasutatakse, on lean tootmisest. Kasutusel on Kanban. Ticketing. Sul on ülesanne, tee seda, suunad selle inimesele, inimene viib selle järgmisse etappi, tegutsel,
siis on kontrollimisel ja siis on tehtud. kui me vaatame eraldi, kolme sellist suuremat nii-öelda tahku, eks ole, et on ehitusprojekt, on ütleme arendus, IT-arenduse projekt ja tootmistes on ütleme siis kas parendusprojektid või industrialiseerimise projektid. Mis on siis industrialiseerimise projekt? Industrialiseerimise projekti nõudlus tuleb kliendi poolt ja see siis tõlgendatakse tootemeeskonna poolt vajadusteks. Milline see toode peab olema, mis vajadusi ta peab rahuldama kliendi jaoks. Ja sealt hakkab siis see toote disain pihta ja esmalt tehakse ju prototüübid, et ka tarnijad kõik, kelle komponente siis kasutatakse tootes, oleksid valmis tootele neid komponente või toote tootmiseks komponente tarnima. Ja seda tuleb järjepidevalt katsetada, sest et ega first time right või ühe esimese korraga õigesti on selline soovmõtlemine. Et see ongi see industrialiseerimise selline nagu protsess, see on selline pikem protsess, kus siis toode järk-järgult valmib. Ja noh, selle käigus siis luuaksegi toote disain, toote funktsionaalsus, toote dokumentatsioon, katsetatakse toodet ja noh, seatakse tarneahel üles. Ja noh, sealjuures samamoodi jah, et lõpuks viimases faasis siis on operaatorite koolitamine, kui see juba tootmises on inseneride käest ära läinud. Industrialiseerimise projekti edu või lõpptulemus on see, et me saame lõpptoodet teha korduvalt. Ehitusprojekti eesmärk on teha üks kord see toode valmis. Tooteks on maja või garaaž. Ja nüüd industrialiseerimine on see, et me läheme seeria tootmise peale üle. Ehk me toodame sama asja, seda maja korduvalt ja mitu tükki. Ja, et toode oleks tootmisküps, et disain oleks valmis, tarneajal oleks valmis ja toodet saab kasutada. See ei juhtu nipsust. Mida raskem on toode, seda mahukamaks ja keerukamaks need projektid lähevad ja pead palju aega ja vaeva nägema, et reaalselt asjad kokku jooksma hakkaksid. See oli see Industry 1.0, 2.0 ja nii edasi. Ehk kunagi oli Sepp, kes tegi ühte mõõka ja siis 1.0 oli aur, nüüd on see praktiliselt elekter, 2 oli liin, 3 oli arvuti ja 4 on see erinevad arvutid omavahel suhtlus. Ehk siis me läksimegi käsitootmisest industriaaltootmisse ehk industrialiseerisime sel hetkel, kui me võtsime aurumootori kasutusele. Täpselt. Nüüd me rakendame kõiki neid seni õpitud metoodikaid, et toota seda toodet kiiremini ja efektiivsemalt. No väga huvitav mõte. Tõesti. Kas mul on õigus, et me saame ka IT-s samasugust lähenemist rakendada, kui me oleme ühe korra toote välja arendanud, et seda siis järjepidevalt nagu müüa või samamoodi üles ehitada? Huvitav küsimus. Võib-olla kõige lihtsam näide on video. Kui ma teeksin DVD-sid, ma teen tarkvara, mis koostab DVD, mille peal on Disney film ja ma jagan seda. Aga sel juhul see industrialiseerimine seal on tarkvara pluss riistvara pluss toorik, mille peale ma panen siis selle DVD. IT-toode tavaliselt ei ole füüsiline asi. See on, IT-toode on neti.ee otsingumootor. Me mitte ei industrialiseeri tarkvara, vaid me industrialiseerime selle meeskonna, kes koostab tarkvara võimalikult kiiresti. Näiteks WordPressi saidid. Kui mul on võib-olla see industrialiseeritud osa, seal on tööriist, mis aitab mul WordPressi saite võimalikult kiiresti teha. Aga seal tavaliselt seni on inimese komponent on ikkagi väga suur. Me alguses tõime välja 4 erinevat tüüpi projektidest ja parendusprojekt on katmata. Mis on parendusprojekt? Miks see erineb arendus- või siis industrialiseerimisprojektist? Millest see algab? Parendussõna on juba sinna sisse kirjutatud, eks ole. Ja parendus on siis millegi tõhustamine, paremaks tegemine.
edasiviimine. parendada saad väga palju erinevaid asju. sa saad parendada ka inimeste tunnetuslikku poolt tööandjast, inimeste töö rahulolu. saad aidata inimestel rohkem teenida, ettevõttel kulusid kokku hoida, ettevõttel rohkem teenida, võib-olla vastata mingitele standarditele, millele praegusel hetkel ei vastata, kui mis on nagu vajalik, et näiteks oma toodet müüa mõnel turul. ma küsin sult konkreetse näite. me oleme turu pealt kuulnud, et kliendid ei ole meiega rahul. Juhatus otsustab, et jah, me peame seda paremaks tegema. Aga see veel ei ole ju parendusprojekt. See on mingisugune eesmärk, mõte, et meie kliendi kogemus peab olema parem. Täpselt nii. Mis see on sisend parendusprojektile. Mis on järgmised sammud? No siis tulekski, ütleme, parendusprojekti omanikul tegelikult uurida seda lähteülesannet, koguda infot, kokku kirjutada see info ja luua siis selline projekti lähteülesanne, mida me peame tegema, mis on eesmärk, eks ole, kuhu poole me selle parendusprojektiga liikuma hakkame ja saame siis projektile rahastus, mis on kindlasti väga tähtis, panna projektile, ütleme, ajaraam, kui kiiresti me saame sellega hakkama, mis on meeskond, mis on riskid, ohud ja siis ellu viima see. Kas parendusprojekt algab siis alati brownfieldist versus greenfield? Ma ei tea neid termineid. Greenfield on see, et on tühi plats, tule ehita. Sa seal ei parenda, sa arendad, sa ehitad seal. Aga brownfield on see, et kõik on juba üles küntud. Näiteks ma alati näen metssigu selles visuaalisamal, kus on ilus põld, mida on siis mets sealt piisavalt sonkinud. Ja siis tule noor ja tugev mees ja parenda siin. Parendusprojektid aitavad teha midagi teistmoodi, midagi paremini, midagi tõhusamalt, kulusäästlikumalt, kergemini. Ja kõik millel me oleme mõõdiku juba defineerinud. Jaa, võib ka nii öelda. Aga võib ka ilma mõõdikut parendada. Kuidas sa tead, et see on parem? No vot, see on selles mõttes hea küsimus. Millest algab parendusprojekt? No näiteks juhatusest, ettevõtte strateegiast, et meil on vaja digitaliseerida. Meil on vaja automatiseerida. Mis on mõõdik, kui me ütleme, et meil on vaja digitaliseerida? Või ütleme näiteks kas või digiteerida. Mis aetakse sassi digitaliseerimisega, et näiteks meil on, no ütleme saekaater. Saekaatris on mingisugused detailid välja lõigatud, nii-öelda rakised või šabloonid, mille põhjal me siis detaile teeme. Aga see on füüsiline, see ei ole digitaalne. See detaili joonist ei ole, ongi ainult šabloon. Ja digiteerimine on siis see, et kui sa selle detaili digitaalsele kujule viid, joonistad sisse, see on digiteerimine. Et see võib ka tulla näiteks nagu ettevõtte juhtkonna poolt, ütleb, et ma ei soovi endale enam šablooni ladu, see võtab nii palju ruumi, ma soovin, et mul on paberijoonised kõik. Digiteerime ära. Nii, ja sellest tuleb see parendus nii-öelda, et sa võidadki see mõõdik seal juhul ongi siis võib-olla see ruutmeetrite arv, aga See võib olla eurokulu, jah? Kui palju maksab šabloonide pidamine? Šabloonide pidamine, aga tegelikult kui sa mõtled, palju sa tööd pead tegema, et tegelikult sisse joonistada ja võib-olla sul on vaja mingisuguseid tarkvara, millega seda teha ja nii edasi, et ka see on kulu, nii et lihtsam ja odavam on võib-olla ikkagi hoida siis šabloonid riiulis, tolmu kogumas, puhastad, aga šabloonid ka kuluvad ja see on selline otsuse küsimus, otsuse koht, et kas ei pea olema ainult mõõdikud, ei pea olema. Minu lemmik näide digiteerimisest on see, et kui ma muidu kirjutan paberile ja ma annan paberi sinu kätte, siis digiteerimine on see, et ma saadan sulle e-maili ja sa loed e-maili. See ei ole veel digitaliseerimine. Minu jaoks digiteerimine on see, et kui sa kirjutad mulle mingisugused märkmed paberi peale, et kirjuta sisse.
arvutisse. et see on digiteerimine, kui sa juba digitaalselt midagi genereerid. ma ei ütleks, et see digiteerimine on. Protsess tegelikult ei muutunud. Me tõime siia ühe tööriista juurde, aga ikka veel on minult tuleb sulle signaal ja sina tegutsed selle peale. Ja selle digitaliseerimine oleks see, et ma lähen nüüd tarkvarasse, milleks on laomajandus, ERP-süsteem või muu asi. Ma vajutan seal nupule ja selle nupu peale on sul see info, süsteemis on info, sul on info ja veel kolmandas kohas on veel info. Siis me oleme muutnud protsessi. Jaa. Kuniks on see, et ma saadan sulle e-maili, siis protsess on tegelikult üks ühele sama, lihtsalt seal on paberi asemel on teine meetod. No siin on jah, võib-olla kuulajal ka või vaatajal huvitav nagu kaasa mõtelda, et mis siis. Jah, mis on digiteerimine. Me alguses rääkisime, et projekti kõige lihtsam definitsioon on see, et see on eesmärk, algus, lõpp, eelarve ja meeskond ka. Yeah. Ja selle alla kuulub vabalt ka ehitusprojekt ja IT-projekt. Aga mul on tunne, et parendusprojekt on pisut nagu erinev. Minu jaoks parendusprojekti kõige suurem erisus on see, et on mingisugune lipp. Parendusprojekti lõpptulemuseks võib olla küll konkreetne asi, aga tegelikult parendusprojekt algab isegi rohkem nagu tundest või sellisest printsiibist. Kliendi kogemus peab olema parem, tarneahel peab olema parem. Ja sellega defineeritakse ära teema, aga sellega defineeriti ära konkreetset tegevuste sammusid. Ja tarkvaraprojektiga on natuke lihtsam. Meil on tarvis otsingumootorit ja juba projekti alguses juhatus defineerib ära nagu lõpptulemuse. Parendusprojektiga defineeritakse ära mõju ja siis parendusprojekti omaniku, näiteks sinu ülesanne on kaardistada, mis siis on, teha intervjuud osapooltega, laiendada seda teema pagasit, kitsendada ja siis teha kas üks või rohkem parendust, tegevust. Nojah, et seal on natukene, võib-olla see on nagu tõesti hästi öeldud sulle, et see projekti juhi roll on selline natukene ikkagi laiem, kui on tavalise projekti juhi, et peab oskama orienteeruda, ütleme süsteemis, peab tegema uurimist ja võib-olla ka nagu kandma rohkem sellist spetsialisti koormat, uurija rolli ja mõjutama mitte just jõuga, see on väga selline kehv variant. Parendusprojektis on oluline, ütleme, jõuda sellele eesmärgile ikkagi pigem pehmelt. Andmepõhiselt, faktipõhiselt, veendes, kaasates, arvestades, kuidas inimesed ennast seal sees nagu tunnevad ja see võiks olla küll üks erinevus, jah, või mitu erinevust. Mul oli just selline huvitav kogemus siin mõned nädalad tagasi. Mõtlesin, et scrollin veidi LinkedInis ringi, et vaatan, mis tööpakkumised on siis. Ja vaatasin, otsitakse product manageri, eks ole. Ja mitte ühte, vaid hakkad vaatama product manager. No 3 lehekülge tõmbasin vist alla ja seal ei olnudki mitte muud rolli kui product manager, eks ole. Et see vist on trending positsioon praegu tarkvara arenduses siis või ettevõtetes või? Tõenäoliselt. Et aga product manager siis on nagu projektijuht pluss tootejuht või? Projektijuhi üks suuremaid ülesanded on vahendada. Ma korra tulistan puusalt. Projektijuht tihtipeale ei võta vastutust, välja arvatud, et on time and on cost. No tehnilist vastutust on raske võtta ilmselt tavalise projektijuhil, eks ole, aga tootejuht peaks nagu võtma siis tehnilise poole pealt ka nagu vastutust. Jaa. Projektijuhi ülesanne on defineerida koos ekspertidega siis projektiplaan, jaotada see juppideks ja vaadata, et seda jälgitakse. Ja siis teatud hetkel ka näidata seda, kommunikeerida välja. Ehk ta vahendab probleemi omaniku ja lahendava tiimi vahel. Nüüd tooteomanikul on see, peab olema oskus mõelda ise välja, et mis see tähendab. Et ta võtab ka sellise ärilise või protsessilise vastutuse. Parendus, see ei ole arendus. Okay. Ma leian, et kõik projektid võiksid alata sellest, et me mõistame, mis on täna ja kuhu me tahame jõuda. Nii mitte ainult, kui palju meil raha on, vaid ka mis juhtub, kui me teeme selle projekti.
nii et seesama mõõdik, kas siis kiirus, kvaliteet, efektiivsus, hind, see peaks olema ka iga projekti üheks esimeseks selliseks. No aga kindlasti on ju. Kindlasti on. Arvad, et ei ole? Projekt peab ikkagi kandma mingisugust nagu seda suunda, eesmärki, kuhu ta jõuda tahab ja miks me seda teeme, et noh, et niisama midagi teha ei ole ju mõtet. Mõni näide projektidest, mida ma olen teinud, kus ei alustatud mõõdikust, on näiteks kodulehed. Mul on vaja kodulehte. Ma olen teinud rehvivahetus töökojale, ma olen teinud mööblipoele. Ja tegelikkuses väga vähesed just seda tüüpi projektid mõtlevad enne välja, et kui mul ei ole kodulehte, tulemus on see, kui mul on koduleht, siis tulemus on see. Mul tuleb sellega Kano mudel silme ette. See on see, et erinevatel tegevustel on erinevad põhjused. Kui mul on e-pood, siis minimaalselt peab olema võimalik näha tooteid. Kui sul on e-pood, kus sa ei saa tooteid näha, siis sul on baasfunktsionaalsus katmata. Eriti hea on see, kui sul on ostukorv. Ma saan teha e-poe, kus lihtsalt helistab mulle. Aga ostukorv on juba selline nagu teise taseme omadus. Aga siis on sellised omadused, mis eristavad sind teistest e-poodidest. Ma ostan oma kassile e-poest toitu. Kui nad saadaks mulle e-maili, et kuule, et sa ostsid 100 tükki, et nüüd on umbes 90 päeva möödas, et järsk on aeg uuesti tellida, siis see oleks juba sinna nagu ekstra. Teatud projektid, nagu see, et ma olen rehvivahetus töökoda, mul on vaja kodulehte. See on selle firma jaoks pisut nagu hügieenifaktor. See ei erista sind teistest nendest kohtadest nii palju, aga kui sul ei ole, kui sinu telefoninumbrit või sinu pilti või seda, kus sul see töökoda on, sul ei ole selle kohta kodulehte, siis see on miinus. No üks paralleel võib-olla parendustegevustest on ka see, et näiteks meil on, ma ei tea, 400 parendusettepanekut. Väga palju. Üks variant on see, et sa ei tee midagi. Teine variant on see, et hakkad neid lahendama. Ja sa võid lahendada 10, 20, 30, 40, 50 mõtet ära. Ega su klient ei osta selle võrra rohkem tooteid. Okei, töötajal läks nagu tunne läks paremaks, eks ole. Tal on nagu mõnusam tööd teha, parem tööd teha. Kui see on sinule kui juhile oluline, see on väga hea. Hoolid oma inimestest. Teed järgmised 50 tükki ära, 50 ideed. Võib-olla läks kulu efektiivsemaks nüüd. Aga selleks peab sul olema raamistik, eks ole. Parendustegevuse raamistik, et sul oleks ülevaade, mis probleemid sul on, mis järjekorras sa lahendama hakkad, saad ise otsustada. Kuidas seda siis kokku võtta? Me rääkisime projektist üldiselt. Lihtne projekt, millel on eesmärk, algus, lõpp ja eelarve, meeskond. Millised erinevad projekte on? Tootmises, ehituses, IT-arenduses? Industrialiseerimisest ja ka parendusprojektidest. Ma usun, et järgmine kord räägime natuke täpsemini, kuidas projektiga algust teha. Miks me räägime sellest projektidest nii palju ja sellisest raamistikust ümber projekti on sellepärast, et kui sul on lihtne firma, 3 inimest, hakka pihta, tee ära. Sa tead, milles on probleem, sa tead, mis tõenäoliselt on lahendus, võib-olla helista sõbrale, sõber aitab ka. Me oleme töötanud parasjagu suurtes firmades, organisatsioonides ja sellel on oma tüüp, nimetus on maatriks organisatsioon. See tähendab, et on palju inimesi, üks vastutab ühe asja eest, teine teise asja eest. Selleks, et olla edukas, kõik peaksid olema umbes samal meelel ja nõul ja sama asjast umbes samamoodi aru. Jaa. Aga mis me siis soovime oma kuulajale, vaatajale? Lörtsist talve. Hoidke jalad kuivas. Ja meel värske. Järgmise korrani. Järgmise korrani. Jah. See on see